Oleme enda kaamerate ja mikrofoniga tulnud Pärnu Kuninga tänava põhikooli. No aga lähme siis sisse ja vaatame, kas siin tänapäeval tüdrukud ka õpib. Vabandust, oleks teil aega natuke teie koolist rääkida? Miks mitte, hea meelega. Rasmus, tule ka. Räägime reporterile oma koolist. Mulle tundub, et teie koolis on mitmekesine ja inspireeriv õpikeskkond. Kuidas see teile õpilastele paistab? Väärika ajalooga koolimajas on väga kaasaegne sisu. Lisaks meie koolimajas õppimisele viivad õpetajad tunde läbi Pärnumaa hariduskeskuses, Pärnu muuseumis, enda teatris, Pärnu kontserdimajas, samuti erinevates huvikoolides. Üheks neist on kunstide kool. Ja seda kõike ikka selleks, et õppetöö oleks mitmekesisem ja praktilisem. Ja meie kooli lihtsustatud õppekavaga õpilased saavad veel õppida joogat, käsikellade mängimist ja laulmist. Kõik meie esimese klasside õpilased saavad valida pilli. Mina õppisin klaverit mängima. Kui me esimeses klassis olin, siis oli meil ühe tunni ajal võimalik valida male, robotika või nuputamise tunni vahel. Olen kuulnud, et teie kool on ka kõva e-tvinnija. Rääkige sellest lähemalt. Õpime ka teistelt riikidelt käies Erasmus+ projektidega Euroopa riikides ning võtame vastu väliskülalisi. Ja suvel lähme laulu- ja tantsupeole. Isegi õpetajad, nemad tantsivad ka rahvatantsu. Jah, seda ma sain juba kogeda. Kas algas vahetund? Nii tore on sõpradega palli mängida ja kiikuda. Huvitav, mis nende uste taga toimub? Teame ju kõik, et õpilasi pole lihtne õppima panna. Armuda asjadesse, mis on sulle tähtsad. Leida üles need, mis sind kõnetavad ja su silmad särama löövad. Armsad vaatajad, selline oligi Pärnu Kuninga tänava põhikool.